Vahetame teemat ja räägime tervisest, varajasest rinnavähi avastamisest. Millal tulla arsti juurde enda rindu kontrollima? Kindlasti peaks tulema siis, kui naine leiab endale mingisuguse muutuse või mingisuguse sõlmekese rinnas, mida seal varem pole olnud. See on siis see arsti juurde tulemine. Aga tegelikult selleks, et rindu kontrollida, ei pea üldse arsti juurde tulema. Et rinnavähi sõeluuring 50. kuni peaaegu 70. eluaastani käib kutsetega. Kutse tuleb koju ja naine lihtsalt helistab telefoninumbri, mis siin on antud ja arsti juures üldse ei pea käima, nii et see on selline kiire variant. Aga noortematele naistele küll peaks südamele panema, et nii kui mingisugune sõlm rinda tekib, et siis peaks kohe arsti juurde tulema. Kuidas seda sõlme tuvastada? Kuidas enda rinde siis katsuda? Nüüd soovitatakse niimoodi, et kõik naised, kes ennast naiseks juba peavad, võiksid oma rindu katsuda iga kuu kuskil nädal peale viimast menstratsiooni, siis kui rinnad on kõige pehmemad, et siis minna peegli ette ja oma rinnad läbi kombelda. Ja kui seda iga kuu teha, see annab selle eelise, et naine on väga hästi kursis sellega, et millised tema rinnad tavaliselt on, siis ta leiab hõlpsasti muutused üles ja saab tulla. Kui nüüd on juhtunud, et on muutus rinnas, siis tulla arsti juurde, mis edasi saab? No enamasti ei ole tegemist ju rinnavähiga, eriti noortemate naiste puhul, et rinnas võib olla igasuguseid sõlmi. Aga kindlasti peab kõiki sõlmi uurima ja kõige parem, kui sealt ka mingisugune proovitükk võtta. Ja kui proovist tuleb välja, et tegemist on tõesti rinna pahaloomulise kasvajaga, et siis saab seda haigust edukalt ravida. Kui mingi muutus tekib, me leiame selle varakult, me eemaldame selle rinnavähi ja selle rinnavähil ei ole aega kuskil edasi minna. Ja see ongi tegelikult see, milleks kogu see rindade kontroll vajalik on. Aga praegu me saame isegi päris mahukad rinnakasvajad niimoodi rinnasest eemaldada, et rinnakontuur, et see, mida me oma rinnaks peame, et see jääb peaaegu samasugune, nagu ta ennem oli. Nii et karta kirurgilise ravi või rinnavähi ravi tüsistusi või probleeme või keha muutust ei maksa. Mõnikord tõsi, kui haigus on väga suur, ei anna rinnanääret päästa, aga selle jaoks on siis plastikakirurgia, rekonstruktiivkirurgia võimalused, et tänapäeval ükski naine, kes ei soovi jääda rinnata, ei jää rinnata. Praegu vähemalt siin Põhja-Eestis Tallinnas on väga head võimalused rinnaspetsialisti juurde tulla, sest rindade uurimist teeb naistearst ja naistearstil ei ole saatekirja vaja. Nii et kui inimene leiab mingisuguse sõlme, mingi muutuse rinnas, siis ta võib meie haigla koduleheküljelt otsida üles meie kontaktid, seal on isegi meiliaadress, kirjutada üks kiri ja me peame väga oluliseks seda, et selliste muutustega naised jõuaksid kiiresti, nii et saab kiiresti ja diagnostika saab kiiresti. Ja see on edu võti, et nii kui midagi on, kohe ühendust võtta ja tulla.